Alright. Tere päevast, head kauplejad, head Admiral Marketsi kauplejad. Täna jällegi see päev siis on käes kolmapäev, kus me iga kolmapäev kell 5 koguneme siia webinarile ja räägime kauplemisest, erinevatest strateegiatest, kauplemispsühholoogiast. Ning täna siis jätkame kauplejate isikuomadustest rääkimisest ning teeme seda siis teises osas. Esimeses osas me käsitlesime 5 edukate kauplejate isikuomadust ning täna siis räägime ülejäänud 5. Aga alustuseks alati siis kauplemisregulaatorite poolt nõutavad sellised risk disclosure'id ehk siis kauplemine Admiral Marketsi poolt tehtavate finantsinstrumentidega, need on siis CDF-id, ETF-id, aktsiad on keerulised instrumendid ning ise poolest ei sobi kõigile sobida, et kauplemine tõepoolest on risk, sisaldavad riski ning ilmselt iga inimesele ei sobi, et peaksite siis konsulteerima spetsialistiga. Aga täna siis räägime sellest, millised on edukate kauplejate isikuomadused ja räägime siis järgmistest asjadest, et töökus on number 1, ma ütleks kauplejate puhul, et turg alati siis selgitab väga kiiresti välja need kauplejad, kes tööd ei tee ja sööb nad sisuliselt turult välja. See peab olema töökas, ei saa muud. Räägime aususest. Enda vastu aus olemine on selles valdkonnas väga kriitilise tähtsusega. Need, kes enda vastu ausad ei ole, jällegi turg otsib teid ülesse ja sööb teid välja. See nii lihtne see ongi. Oma teostuse analüüsimine on väga tähtis ning ehk siis kauplemispäeviku pidamine ja väikeste kaotuste aktsepteerimine ning võtmine siis suurte kasumite bankimine võtmine ning rutiin ja harjumused on väga tähtsad. See on kaupleja igapäeva töö. Mõtled küll, et on vabadus ja kaupleja reisib ja on ajaliselt vaba, aga tegelikult selle kõige taga on palju rutiini ja harjumuste jälgimist, nagu ikka edukate inimeste puhul, mis iganes valdkonnas me ei võtaks. Alati on rutiini ja harjumused seal sees. Aga minust siis ma olen siis päeva kaupleja ning enamasti siis psühholoogilisi mustreid, momentumit ja break and retestid olen siis aru saanud, et need on minu tugevused ja neid oskan siis kaubelda, aru saada, kuidas turg toimib. Ja Admiral Marketsist, et nagu ikka olete väga heades kätes, pakume üle 8000 erineva finantsinstrumendi väga konkurentsivõimeliste kursivahedega. On kontorid üle 20 riigis ja tõepoolest see on siis Eesti oma finantsedulugu. Mina ütleks, et pange kõrvuti kas või need kuriuulsad idufirmad, TransferWise ja muud, et me oleme Forexi ja teiste finantsinstrumentide maastikul oleme väga tuntud ja usaldusväärne tegija, et meil on siis litsenseeritud UK, Küprose, Austraalia ning Eesti finantsasutuste poolt, et UK-st on peaaegu võimatu saada seda regulatsiooni, et meil see on olemas ning seega pakume madalaid kursivaheid ja eriti madalad on Eurostil ja näiteks DAX 30, et maailma parimad kursivahed on teie kasutuses, samuti ka maailma parimad kauplemisplatvormid, et jällegi kõik on teie enda kätes. Meie poolt on tööriistad, teie poolt peab olema siis hard work. Aga jällegi nendest raamatutest praegu, kusjuures just alustasin seda, ma eelmine kord ütlesin, ma ei ole seda hedge fund Market Wizardsit lugenud ise, aga The New Market Wizards ja Market Wizards on mitu korda läbi, siis nüüd ma võtsin hedge fundid ka ette, et see on nüüd järgmine. Aga nende raamatute põhjal soovitan kindlasti lugeda, on siis väga palju sellised ühised jooni, mis kauplejatel on ja nendest
räägime siis täna täpsemalt. Aga ja kaupleja omadus number 6, ma vaatan, kas mul mikker siin korraks. Kaupleja omandus number 6 on siis see, et nad tõepoolest on töökad. Mulle meeldib öelda, et turul on nagu silmad ja kõik, kes ei ole töökad, nad nii-öelda tuvastatakse ja siis turg teeb kõik selleks, et nad välja süüa ja täpselt niimoodi ongi, sest et kui sa ei ole töökas, siis usu mind, sinu asemel on 100 000 erinevat teist kauplejat, kes on töökad ja kujuta ette, et kui keegi sind nii-öelda tööga ületab, siis sul puudub tema ees eelis, sest ta teeb lihtsalt rohkem tööd ja edukad kauplejad nad teavad, et see turg põhimõtteliselt kogu aeg nii-öelda uueneb ja te ei saa nii-öelda seisma jääda. Mõtled küll, et sa oled omal mingisugune tehnika nii-öelda välja töötanud ja nüüd oled sellega nii-öelda sina peal, aga tegelikult on see, et turg kogu aeg uueneb ja sa pead pidevalt enda strateegiat nii-öelda, sa pead veenduma selles ja selleks sa pead tegema tööd. Ja tööst me räägime ka natuke hiljem, kui me räägime kauplemispäeviku pidamisest ja üldse rutiinidest, aga kõik see kokku kauplemine, see ongi üks suur töö. Ja just see mentaalse tasakaalu saavutamine on väga raske ning kurnav töö, et see mentaalne töö on selle kõige juures nagu eriti nii-öelda vajalik, et kui me võtame, et mingisuguse kraavikaevaja, siis tema teeb nagu füüsilist tööd. Meie kauplejatena me oleme pidevalt sellise poolkerge surve all. See on nagu teinekord, kui sa oled piisavalt kogenud, siis see surve muutub nagu tervislikuks stressiks, aga me oleme see, et sa mõtled sellest, et sul on õige mindset, see õige mõtteviis, see on väga, väga tähtis kogu selle nii-öelda kauplemise juures, et kuna see on mentaalne töö, siis see õige mõtteviis on põhimõtteliselt kõige tähtsam. Ja edukad kauplejad siis püstitavad mitte rahalisi eesmärke, et see on ka kauplemisväliselt on tähtis, et sa oleksid nagu väga nagu sharp, et sa ei saa olla ainult kaupleja ja siis sa mitte midagi muud ei tee. Sa pead olema hea sportlane, sa pead mõtlema nii-öelda positiivselt, sa pead nii-öelda oleks soovitada mediteerida, sul peab olema personaalsed nii-öelda eesmärgid ka, et see ei ole ainult nagu kauplemine ja sellega su nagu elu piirdub. Sa ei saa olla hea kaupleja, kui sul elus mujal on kõik nagu täiesti pekkis, et sa oled ülekaaluline, sa sööd mingit rämpstoitu, sa ei suuda võistelda maailma parimate inimestega, maailma kõige likviidsema vara pärast, kui sa oled nii-öelda out of shape, eks, et sa pead olema tippvormis igas eluvaldkonnas, et olla hea kaupleja. Ja üleüldse tegelikult ma tahaks lihtsalt mainida, et nagu ma eelnevalt ka ütlesin, et kaupleja, sa ei saa olla kaupleja, kui sa ei saa nagu saada kauplejaks, kui sa ei muutu kellekski, kes on hea kaupleja. Ja uskuge mind, suvaline tüüp diivanil närib mingit rämpstoitu. Selline tüüp, ma võin öelda, sa võid ükstapuha nii-öelda, kui palju tööd teha, sa ei saa olla edukas kaupleja, sest et sul on lihtsalt nagu tagakabinetis on kõik nagu pekkis, et selleks saada heaks kauplejaks, sa pead inimesena muutuma, ehk siis sa pead saama kellekski teiseks, et olla kaupleja, kui sa veel just ei ole nagu edukas kaupleja, mis üldiselt on suhteliselt harv nagu nähtus, et kui keegi saab öelda, et ta on nagu edukas kaupleja ja ta teab täpselt, mida ta teeb. See on üsna nii-öelda harv juhus tegelikult, aga sinna jõudmine on väga-väga reaalne ja võimalik ja kui sa ei anna alla, siis see on inevitable põhimõtteliselt, et see on vältimatu, et sa selleks saad. Lihtsalt selleks tuleb olla piisavalt kaua mängus ja teha pidevalt endaga tööd ja enda strateegia ja kõige muud teha nagu põhimõtteliselt, sa pead constantly evolving olema, et sa ei saa seisma jääda. Aga jah, enda vastu ausus on eriti tähtis, et hästi paljud nagu mõtled, ma tegin täna tööd ja ma panin nagu paar tundi sisse. Aga küsimus on selles, et
mis kvaliteeti sa näiteks panid selle tööga sisse, et hästi paljud inimesed mõtlevad, et täna sai küll tehtud ja ma olen nagu nii-öelda tänaseks on kõik, et ma isegi olen samamoodi nagu mõelnud, okei, kas täna ma tegin piisavalt või ei teinud siis, et kas ma olen ise endaga rahul või ei ole, eks. Et kui ei ole, siis on kaks võimalust, kas sa, et mis siis ikka, lähme järgmisse päeva edasi või siis ikkagi pressid ennast, et sa teed selle nii-öelda näiteks backtesting sessioni nagu lõpuni või teed selle nii-öelda ikka õigesti ära, et selles on, võt sellistes hetkedes on nii-öelda väga suur jõud, kui me puudutame kauplemist. Aga ise, see on nagu ma ütlesin ka, et see on võitlus iseendaga, et kui sa ei ole enda vastu aus, siis see tuleb nagu välja ja välja tuleb see nii sinu enda performance'is, nii ka turu ees, et mulle meeldib mõelda, et alati need graafikud, kui ma neid näen, siis need graafikud vaatavad mind ka, et mitte ainult mina vaatad neid, vaid näevad täpselt, kui palju oled nii-öelda sisse pannud ja need graafikud põhimõtteliselt siis teavad ka sinu mentaalset seisundit, eks. See on nagu vastastikune selline suhe nagu, et nagu tüdruksõbraga räägiks või kahtleks, et sa pead teda väga hästi hoolitsema täiesti, et ta sinu vastu ka nagu hea oleks. See on täpselt selline nii-öelda lähedane suhe teil mõlemad, eks. Aga sa vastutad siis enda eest ja sa tead, et kui sa endale valetad, siis sa ei peta sellega mitte kedagi teist, vaid iseennast ja sina ju paned enda nii-öelda raha oma ideede taha mängu. Et sa pead olema aus, sa ei saa lihtsalt olla nagu nii-öelda, see valed tulevad hästi kiiresti välja, eriti see finantsmaastikul. Ja selleks, et olla endaga aus, sa pead siis teadma, mis on sinu nõrkused ja selleks pead siis kauplemispäevikud pidama ja sellest me räägimegi nüüd kohe järgmisena, et kauplemispäevik siis 100% ma annaks teile väga hea kauplemispäeviku, kui te kirjutate mulle personaalsele meilile maxim.chilo@admiralmarkets.ee. See on selline asi, et kui sul ei ole head kauplemispäevikud, siis sa pigistad, eriti kui sa oled oma journey nii-öelda alguses kauplejana, sa pigistad silma kinni. Et mis seal ikka, et mul ei ole praegu isegi head variant, et las ma ootan natuke. Aga see on see hetk, kus sa ei saa olla enda vastu võib-olla isegi nagu kauplemise mõttes aus, kui sa ei tea, mida sa teed. See on hädavajalik, et sa kõik oma tehingud paned nii-öelda kirja iga päev, mida sa teed. Isegi kui sa tehingut ei võtnud, sa võid lihtsalt kirjutada, kuidas sa ennast tundsid täna või mis on su, et sa kirjutad, paned kirja näiteks kõik need treidid, mida sa tahtsid võtta, aga sa ei võtnud ja siis kirjutad, et miks sa ei võtnud. Sul on põhimõtteliselt võimalik teha, kui sa mõtled, et 8-tunnine tööpäev, siis sul on võimalik teha päevas umbes 4 tundi tööd ainult puhtalt nii-öelda psühholoogia, kui sa nagu väga tahad, et see töö ei saa tegelikult kauplejana kunagi otsa, et sa kogu aeg nii-öelda tahad ennast parendada, sest et sa tead, et see, kui sa saad paremaks, su nii-öelda tulemused muutuvad ka samuti paremaks. Aga hästi tähtis on küsida kriitilistel hetkedel võtmetähtsusega küsimused, kvaliteetküsimused, sellistele võtmetähtsusega nii-öelda kohtadel. Näiteks ma olen treidi sisenemas, siis ma küsin, kas see treid on see treid, mis ma tean, kas see on kõige parem treid, mis mul üldse praegu siin selles nii-öelda turul on, kas see treid vastab minu kauplemisplaanile, kas mul on piisavalt risk to reward'i, kas see on seda väärt. Kui ma nüüd selle treidi võtan ja ma tean, et minu maksimaalne risk on näiteks 1 treid korraga, et siis mul ei teki mingisugust apatust. Sellised küsimusi võtmehetkedel, kvaliteetküsimuste küsimine on hästi oluline. Ja seda sa saad teha põhimõtteliselt ka läbi oma kauplemispäevik, kui sa kirjutad need sinna üles, eks. Aga hästi oluline, siis on see dokumentatsioon. Sa ei saa õppida, kui sa ei tea, what gets measured can be improved. Et ilma selleta sa ei saa nii-öelda ennast parandada, kui sa ei tea oma vigu. Et seal on selline, kui sa teed, ütleme 15-20 erinevat treidi, siis sealt tulevad sellised nii-öelda nagu human patternid me näeme graafikutel, eks ju, siis
sinu enda kohta tuleb sealt selline statistika, mida ma kujutan ette, et kui näiteks AI-ga nii-öelda analüüsides, sealt tuleks hästi palju nagu selliseid asju välja, mis võiksid sulle anda nagu vihjed, aga ja, kui sa teed nagu 20 treidi, sa näed kohe ära, mis see pattern on, kus kohas sa nagu mööda paned, eks. Ja alguses on täiesti fine, kui sa teed mingit viga, mingi 3-4 korda. Sa võid, mõni viga on siuke, et sa teed 3-4 korda, sa õpid sellest, sa enam ei tee seda viga ja siis paari kuu pärast tuleb uuesti see viga, et see on nagu selline psühholoogiline nii-öelda muster, mida sa pead teadma. Kui sa ei tea seda, siis sa ei saa sellega nagu tegeleda, et see tegelemine iseendaga või enda vigade nagu tunnistamine ja aru saada, see on ka jällegi üks hästi nii-öelda, see on nagu töö osa, eks ju, et sa pead tahtma seda nagu parandada, et tihtipeale on see, et kaupleja nagu teab, et ta teeb seda, aga ta ikka nagu pigistanud silma kinni, et mis seal ikka, see ongi see selline mentaalne töö on suures osas. Vot, ja edukas kaupleja number 9, selline osa siis, ja ärge nii-öelda kartke kirjutada mulle seoses oma kauplemispäevikuga. Ma ise tegin seda viga, et umbes, alguses muidugi ma lugesin kohe, et kauplemispäevik peab olema, aga ma olin ikka, mis sa ikka tegin, nagu ma isegi alguses peale ma hakkasin seda kauplemispäevikut pidama, aga ma tegin seda sellisel moel, et sellest ei olnud nagu mitte midagi kasu. Et tegite neist nagu screenshoti mingisugusest treidist ja siis kirjutasid sinna mingid andmed juurde, aga praegu, kui ma vaatan neid treide, mul siiamaani nagu alles, nagu häbi hakkab ja see, et hakkab häbi, see ongi tegelikult väga hea, sest et see näitab, kui palju nagu sa selle aja jooksul nagu improve'inud oled, eks ju. Et ja, kauplemispäevik on hästi oluline, aga see, et kauplemispäevik oleks nagu väga hea, see on veel eraldi nagu next level. Ma võin teile kohe sinna järgmisele tasandile viia, kui teil selleks peaks huvi olema, aga ja, see on siis kauplemispäevik. Ja tegelikult üks asi veel, et see hea kaupleja, nagu edukas kaupleja, kuna see on nagu business, sa treidimine või kauplemine ongi sinu nagu väike ettevõte, et sa teed kõiki samamoodi. Sinu kaotused on sinu kulutused, sinu võidud on sinu nii-öelda tulud ja kõik, mis sealt nii-öelda maha jääb, see on nii-öelda sinu kasum, eks ju. Et sa tahad teada, sa ju, kui sa juhid nii-öelda ettevõtet, siis sa tead, palju sul sealt arve sisse tuli, sa tead, mitu tundi seda tööd tegid selleks, et mingit arvest väljastada. Sa tead seda, millal on maksetähtaeg, sa tead seda, sa oskad prognoosida, mis sinu nagu siis aasta tulu on, sa tead, palju sa makse maksad ja nii edasi, eks ju, et samamoodi on kauplemisega. Pane lihtsalt teise konteksti. Sa tead, millise paariga sa oled kõige edukam, sa tead seda, mis päevadel sa kõige paremaid tehinguid teed. Põhimõtteliselt sa pead nagu kogu ülevaadet nii-öelda omama. Kui sa oled professionaalne kaupleja, siis täpselt niimoodi see välja näeb ja sa lihtsalt tahad teada. Sa mitte isegi see, et see nii-öelda see huvitab ka sind, aga sa lihtsalt tahad juba teada, sest sa tahad su hunger, su nälg selle enda performance'i paremaks muutmise vastu on nagu suur, et see on nagu tähtis. Vot, aga ja, cut your losses short and let your winners run. See on põhimõtteliselt kauplemise alustala, et ma eile rääkisin ühe inimesega, kes ütles, et see kauplemine on selline gamble, et jah, et vahepeal panevad küll sinna trading'isse nagu ühe eduka idee ja siis järjest panevad mingi 4 tükki, lähevad puusse, eks ju. Ma mõtlesin, kui su risk to reward on 1/5, eks ju, siis see on jumala fine, et sul tuleb 4 järjestikust kaotust ja üks selline suur winner. Et nii-öelda meie kauplejatena eesmärk ongi, me teame, et nii-öelda meie kaotused on vältimatud. Öelge, mis tahes maailma parim kaupleja, tal tuleb ikkagi kaotusi. Peame sellega, see on lihtsalt vältimatu, et me kaotame selles mängus ja kaotame mitmeid kordi ja sadu ja tuhandeid kordi karjääri jooksul. Aga senikaua, kui meie võidud on suuremad kui meie kaotused,
senikaua on kõik nagu võimalik ja ma tean mõnda treiderit, kelle nii-öelda hit rate, kelle võidutehingute arv on 30 ja 35% kuskil seal vahepeal, aga tema risk to reward on alati 1,4 või 1,3 ja sellest suurem ja ta ongi ikkagi nii-öelda kasumlik ja edukas, väga edukas kaupleja. Et sellest ühest treidist, kui te võtate suurema portsu treide, siis ei mängi mingisugust rolli. Me tahame teada, mis see selline üleüldine tendents, et kui te vaatate mu kauplemispäevikut, näete seal, et nii, ma kaotsin 1%, 1%, 1%, ma võitsin 3,2, järgmine treid tuli 1%, siis tuli 2%, ma kaotsin jälle 1%, 1%, võib-olla siis tuli 3%, tuli 4. treid, hops, ma olen juba kuu lõikes +7, +8%, kuigi ma olen kaotanud üle poolte oma tehingutest, eks. Et see, et meie see suhe nende edukate nii-öelda tehingute selline positiivne expectancy, positive expectancy, ma ütleks seal, et see on nagu tähtis, et see on pikaajaline mäng, see ei ole selline, et ühest treidist nüüd juhtub midagi. Me teame, et meie risk on alati fikseeritud 1% ja meie võiduprotsent on põhimõtteliselt unlimited. Kui te vaatasite, see nädal olid ilusad nagu puhtad treidid, näiteks Ust Swiss, Eurust, see on palju Ust JPY, ilusad treid on sealt, kui sa lihtsalt paned selle 1% mängu, sealt tuleb 5 risk to reward tagasi. Ja selliste treideriga sa oledki väga, saadki olla edukas kaupleja, kui sa viitsid, suudad neid nagu nii-öelda oodata, et kui sa juhuslikult seal vahepeal oma nii-öelda kapitali nagu maha suudad mängida, siis selleks ajaks, kui need ilusad treidid tulevad, siis sa ei julge enam lihtsalt nagu võtta. Et kasumliku kauplemise taga peitub lihtne saladus. Lase enda võitjatel joosta ja niipea, kui sa saad aru, et sul ei olnud õigus, siis lihtsalt mine lükka see positsioon kinni või siis oota, kuni see võtab selle 1% lossi, täiesti fine. Ühes neist raamatutest, muidu see The New Market Results räägib George Sorosest, kes siis on selline tüüp, kes ütleb, et muidugi tema on nagu natuke teetsune kauplemisplaane, et ta riskib vähe nendel tehingutel, mis ta ei ole nagu 100% kindel, aga siis, kui ta on endas väga kindel, 100%-list tõenäoliselt ei ole kauplemises olemas, ainult üks treider piisab, kui ta vajutab nupule ja võib kogu mäng täielikult muutuda. Aga ta on siis läheb agressiivselt, kui ta näeb mingit mega võimalust ja siis ta läheb lihtsalt, paneb suure kuhjaga, et on nagu be greedy if you know you're right. Et ta on rääkinud seal päris tuusad nagu legendid mõndadest tehingutest, mis ta on nagu suure portsuga nagu sisse teinud, et kui ta teab, et on õigus, ta lihtsalt nii-öelda panustab palju ja nagu eelmine kord ütlesin ka, et hästi tähtis omadus või oskus kauplejana on see, et millal mitte osaleda nii-öelda turul, lihtsalt passida. Et näiteks ma praegult teadlikult hetkel väldin nii-öelda kauplemist, ma tean, et need esimesed esmaspäeval olid väga jõhkrad impulsid, teisipäeval olid ka, et nüüd ta peab, suure tõenäosusega see market nii-öelda annab ühe või 2 päeva natuke korrektiivsemat liikumist. Terve eelmine nädal oli korrektiivne, ma ei võtnud osa sellest nii-öelda jamast. Et hästi tähtis on teada, millal mitte nagu kaubelda. Ja põhimõtteliselt ongi see, et meie ajule ei meeldi tunnistada kaotsi ja mängib meiega erinevaid mänge, on see, et tihtipeale keegi inimene ei taha tunnistada, et tal ei ole nagu õigus ja meie ajul seda eriti. Ja ta üritab meile siis öelda, et kuule, et äkki nii-öelda lohista veits nii-öelda stoppi, et ta tuleb siis ja äkki ta ikkagi tuleb tagasi. Need ongi need, kuidas need account'id nii-öelda põhja lähevad. Aga edukas kaupleja jälgib rutiinid on harjumused. See on täiesti 100% true.
et see peab olema mingisugune rutiin ja see rutiin tagab siis meile lõpuks selle, et me saame olla edukad kauplejad, meie harjumused. Et algul me valime endale harjumused ja siis need harjumused teevad meist eduka inimesed. Sa ei saa eeldada, et sa oled midagi teinud 2 nädalat ja siis sa saad kohe edukaks. Nii-öelda rutiin, harjumus, näiteks mina tean näiteks, et ma iga hommik kindlal kellaajal tulen, vaatan oma chart'i, ma panen endal taimeri käima 25 mintsa minimaalselt ja ma ei tegele mitte midagi muuga, ma lihtsalt kõik need chart'id, kõik viimsed detailid ma vaatan üle, kus kohas, mis võimalused on, teen oma forecast'id, ma ennustan, kuhu see price hind jõuab ja siis vastavalt sellele olen juba valmis, eos olen valmis, kui ta sinna jõuab, siis ma tean, mida ma teen. Ma ei hakka nagu viimasel hetkel seal mõtlema, kuule, see on hea, see on hea, see on hea. Et sa ei tea kunagi, kui sa ei ole valmis, siis sa ei saa nagu pikas perspektiivis edukas kaupleja olla, et me tihtipeale nagu mõtleme, et vaat see oli, me võime mingisuguse hea treidi teha niimoodi, et me ei ole valmis, see on fine. Aga kui me mõtleme over the long period of time, eks pikas perspektiivis, me ei saa nagu halbade harjumuste ja rutiini mitte olemasolu, me ei saa ületada teisi edukaid kauplejaid ja järjepidevalt nii-öelda kasumlik olla, eks ju. Me võime olla küll võib-olla 2 kuud järjest olema kasumlikud, aga me tahame olla iga kuu 10 aastat järjest kasumlikud. See on eduka kaupleja põhimõtteliselt, võtab kokku kõik need asjad, millest me oleme rääkinud. Kui sa näitad ära investorile, näiteks, mis iganes, vaadake, kui te olete edukas kaupleja, näitate investorile, et näed, ma olen iga kuu nagu, mitte sa ei pea isegi iga kuu, aga ütleme, et 3 aastat järjest või 2 aastat või isegi 1 aasta järjest olen näidanud positiivselt tulemusi, minu aasta kasum ületab 25% ja ma olen iga kord järginud kindlat risk management süsteemi, olen riskinud kogu aeg 1%. Võin kihla vedada, et teil tekib, investoritel tekib teie oskuste vastu huvi. Kauplejad on väga-väga hinnatud tegelased ja neil on alati kui sa suudad ära tõestada, et sa oled edukas kaupleja, sul on kõik teed valla. Iga investor tahab sinust osa saada. Anyway, valmistumine, kauplemine, tulemused ja hinnang eneseanalüüs, et siis need on täiesti vältimatud osad, mida kaupleja peab igapäevaselt siis millega ta peab tegelema ja see ongi põhimõtteliselt tema töö. Valmistumine tehinguteks, kauplemine ise, tulemuste hindamine, enesehindamine ja eneseanalüüs. Ja olemegi jällegi pool tundi siin ära laterdanud. Ma võiksin rääkida siin paar tundi sellest, kui ma leiaks mõttekaaslasi või süksi liitsi, aga jah, et töökus, olete enda vastu ausad. Lasete võitjatele joosta ja tunnistate oma eksimusi. Teil on olemas kauplemispäevik ja kindel kauplemisplaan ja teil on olemas rutiin ja head harjumused. Ja nagu ikka, tulge iga kolmapäev, räägin teile hea meelega veel. Järgmine kord saate teada, kas trend ja hinnategevused, kui tähtsad need teile siis kauplejatel on ning palju muud head, et järgmine kolmapäev 11.12. ja regage ennast admiralmarkets.education webinars ja kui midagi on, kirjutage mulle otse või vaadake meie kodulehekülge admiralmarkets.ee, mis on palju harivat materjali ka, vaadake seal on artiklid ja juhendid näiteks, see on palju sellist asja, millest võib kasu olla ja võtke ühendust, kui midagi on ja kui soovitasite kauplemisplaani või seda kauplemispäevikut, siis hit me up, et maxim.chilo@admiralmarkets.com. Aga selge, tänud teile tänase webinaril osalemast, tänud teile aja eest ja kohtumisele juba järgmisel kolmapäeval.